meil on kõige populaarsem töötuba, digitaalne riik ja e-teenused. See on natuke üllatus, mõtlesime, et sellest on nii palju räägitud, et mis siin ikka enam rääkida, aga no ju siis on. Me püüame pärast hommikusi sessioone vastata küsimustele, et millist e-riiki siis me tulevikus soovime, millised on need teenused, mida riik peaks oma kodanikele arendama ja üldse, kas neid peavad arendama tingimata riik, milline on erasektori roll, milline peaks olema tulevikus digiriigi tingimustes kodaniku ja riigi vaheline suhe. Sellised üldised teemad, aga ärge muretsege, konkreetsed teemad igale lauale anname kätte kohe, kui selleks on aeg ja teemad on piisavalt konkreetsed. Mina olen Ragnar Siil ja mina olen aidanud MKM-il koostada küberturvalisuse arengukava, nii et minu taust peamiselt puudutab küberjulgeoleku teemasid. Aga hakkame pihta. Meil on kõigepealt sissejuhatuseks 2 sellist soojendusettekannet. Kõigepealt Kristo Vaher ja siis Helena Lepp, mõlemad Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist. Kristo alustab ja asja mõte Kristol on väga lihtne, et me jälle ei alustaks sealt, kus üks e-riigi arutelu tavaliselt algab. Ehk hakkame rääkima, mida on tehtud või mis on tegemata või mis ei toimi, seda räägib kõik Kristo ära. Et teie ei peaks sellest enam edaspidi rääkima ja meie saaksime keskenduda oma järgmistes sammudes juba tuleviku vaatele. Kristo, 8 minutit hakkab jooksma ja sõna on sinul. Aitäh. Tere tulemast siis siia. Väga tore on näha, et see on see kõige populaarsem töötuba. Tahaks öelda, et see on tänu minule niimoodi, aga tegelikult tänu meie teiste inimestele fantastilisele tööle. Et ma alustaks tegelikult siis nagu sellega, et põhimõtteliselt kõik teavad seda tsitaati, kes seda ei tea. Wired Magazine ütles meie kohta, et the most advanced digital society in the world mõned aastad tagasi. Minu jaoks tekitab see pigem kõhedust, sellepärast kui meie kohta öeldi nagu seda, mis on siis see järgmine tsitaat. Nüüd, kus on meie kohta nagu rahvusvaheliselt midagi sellist välja öeldud, mis on see järgmine koht? Sest see on umbes nagu aasta töötaja auhind. Eks? See on väga tore, kui seal on peal eelmine aasta. Väga tore, kui seal on peal üle-eelmine aasta. Aga kui seal on juba peal mingi 5 aastat tagasi, 6 aastat tagasi ja seal ei ole rohkem erinevaid auhindu, siis on ju natukene kõhe. Ja meil ongi siis selline identiteedi osaline ka otsimine siin, et mis on see järgmine asi, mida meie kohta tegelikult öeldakse. Ja ma alustan siis korraks lihtsalt sellest, et lihtsalt algatused ja tegemised, need on asjad, mis nagu lähituleviks nagu käivad. Kõige esimene on asi, mida te kõik teate. Kes ei tea, siin on laudades inimesed, kes võivad selle osas nagu tausta anda. Selle 8 minuti sisse ei mahu mul 30 aastat ajalugu. Aga põhimõtteliselt terve generatsioon siis digiriiki. Eks? Et e-residentsus, blokiohelad, mobiili-ID, e-hääletus, ID-kaart, XD, e-tuludeklaratsioon kuni tiigri hüppedi välja. Trobikond asju, nendest kõigist võiks rääkida tunde. Nende kõikide mõjust võiks rääkida tunde. Miks need juhtusid võiks rääkida nagu tunde? Meil ei ole mõtet nendele keskenduda. Ma väga ei taha nendele keskenduda, aga nende baasil on öeldud ka see tsitaat. Et kõige enim arenenud siis digiühiskond maailmas. Aga mainides siis korraks nendes blokkides, mis tegelikult on siis nagu täna olemas, mis on tegelikult sellised asjad, mis me oleme käivitanud, aga mis ei ole veel jõudnud võib-olla oma viljadeni, mida tasuks võib-olla siis kas siis suunata ja teie tagasisidet nagu küsida ja uurida, et kuhu siis. Siis on siin olemas 3 asja. Aastast 2017 alates andmesaatkond. Andmesaatkond on hästi huvitav teema, millest võiks rääkida ka hästi palju, hästi kaua. Eks. Aga mis asi on ikkagi andmesaatkond? Jällegi me läheme siis tehnilise termini juurde. Ma pigem defineeriksin seda ümber. Minu jaoks andmesaatkond on tegelikult digitaalne iseseisvus. Mis on tegelikult teie iseseisvuseks? Et kui territoorium nii-öelda ära võetakse või midagi territooriumiga juhtub, siis kuidas te saate öelda, kes te olete? Andmesaatkond annab sellistele asjadele vastuse pikas perspektiivis. Mis iganes juhtuma peaks, kui on teil võimalik tänu digitaalsetele lahendustele tõestada, kes te olete, mida te olete saavutanud, kes on teie pere, mis peaks teile kuuluma, siis see on andmesaatkonna roll. Teine punkt. Aastast 2018 alates siis põhimõtteliselt piiriülene andmevahetus. Täna on see nii-öelda Soomega digiretseptide näol, eks. Aga see on ka üks väikene samm, üks väga mitmest asjast, mis nagu aja jooksul muutub.
Ja minu jaoks jällegi ma tõlgendan seda teistmoodi. Ma tõlgendan seda tegelikult kui piiriülene kodanikukogemus. Miks me peaks puhtalt rääkima nagu sellest, et Eestis siin on nii hea ja tore. Eesti kodanikul peaks olema ka välismaal tore, toetudes tegelikult meie digitaalsetele teenustele võimalikult paindlikult ja laialt. Kolmas on selline asi, mis on siis selle aasta teema, on meil AI strateegia, mis meil põhimõtteliselt nüüd on ka üleval, kõik saavad lugeda, meie erinevad põhimõtted seal ja tegelikult ka siis kratid. On siin kedagi, kes ei tea, mida tähendab kratid või kratt? Kõik teavad, fantastiline, ma säästsin endale just 1 minuti. Et selline asi ka nüüd nagu eksisteerib ja see on minu jaoks põhimõtteliselt rutiinide automatiseerimine, mis on üks kõige tähtsamaid asju. Eesti on hästi väike riik ja tehnoloogiat ja nagu te täna ka nägite, meie varasemates ettekannetes toodi välja väga hästi selgelt see, et tehnoloogia kõige tähtsam roll on ju rutiinid ära automatiseerida selleks, et me saaksime teha neid põnevaid asju, need, mis on meie jaoks tegelikult väärtuslikud, need, mis teevad meid tegelikult õnnelikuks. See on see koht, kus tegelikult peaksid lõpuks kratid appi tulema. Aga need on siis sellised asjad, mis on algatused ja tegemised. Aastast 2017 alates, mida me teeme, millele me nagu fokusseerime. Aga siit on veel asjad, kuhu me veel ei ole jõudnud, mida me vaikselt puudutame ja mille osas kindlasti on nagu hea saada teid tagasisidet ka. Aga mitte ainult nende raames, vaid ka äkki need ei ole õiged, äkki on midagi siin nagu valesti. Et igasugused mõtted, mis teil on kindlasti väärtuslikud. Ja mis need siis on põhimõtteliselt? Algatamata ja tegemata. Ja ma võtsin täpselt 3 sama kategooriat, 3 sama järeldust, kuhu ma jõudsin. Esimesena siis digitaalne iseseisvus. Mis on need asjad, mida me praegu katsume ja proovime? Siin on olemas põhimõtteliselt andmesaatkonna laiem levik ja kriitilised andmekogud. Täna andmesaatkond on meil küll olemas, eks? Aga selle kasutamine on veel väike. Kui midagi peaks ikkagi juhtuma, siis täna me veel ei ole seal. Seal tuleb midagi nagu ümber mõelda, midagi nagu teha teistmoodi, selleks, et see levik muutuks päriselt ka selliseks asjaks, mis on ka de facto, mitte ainult de jure. Järgmine punkt on siis sama riigi pilvestrateegia ja kompetentsikeskus. Eesti riik on hästi väike. Meil on insenere ikkagi suhteliselt vähe võrreldes paljude teiste riikidega, sõltumata oma meie startupide edust. Meil on insener on meil vähe, mis tähendab seda, et maailma tehnoloogiad arenevad. Täna Ruudi näitas fantastilisi erinevaid tehnoloogiaid, millest igaüks eeldab sellist korralikku riigistrateegiat, et seda tehnoloogiat kasutusele võtta või natukenegi seal orienteeruda. Täna meil seda ei ole ja meil ei ole isegi seda sellises lihtsamas tehnoloogias nagu pilvetehnoloogiad veel täna. Siis piiriülene kodanikukogemus. Siin on 2 asja. Esimene nendest on bürokratt. Bürokratt on osa meie AI strateegiast. Üks selline hüpotees, mida me tahaksime läbi katsetada. Ja selle hüpoteesi peamine mõte on see, et kuna tegelikult kodanik, see on meie hüpotees, võib-olla te arvate teistmoodi, kuna kodanik tegelikult ei taha riigiga suhelda nii tihti, nagu ta suhtleb oma pangaga või nii tihti, kui ta suhtleb oma Facebooki seinaga või siis selle TikTokiga, millest ma tõesti mitte midagi ei tea. Et mis siis, kui tegelikult riigiga suhtlemine on sul läbi nagu digitaalse assistendi? On seal siis sul tegelikult sinu telefon mängus, on seal siis mingisugune chatroom mängus, midagi, mis toetab seda kommunikatsiooni, midagi, mis toetab seda, et ei peaks õppima erinevaid kasutajaliideseid tundma õppima. See ei ole ju see, mida me ootame täna kodanikult. Õppige ära, milline on uus Eesti eks. Eesti peab alati olemas olema, vähemalt ma arvan nii, võib-olla te siin arvate natuke teistmoodi, jällegi hea koht, kus siis mõelda ja arutelu elavdada. Ja teine punkt on siis põhimõtteliselt X-Room. X-Room on üks selline ka mõttevälgatus tõsta hajusarhitektuuri tase järgmisele levelile. Mõte sellest, et kuidas hajusarhitektuuri laiendada niimoodi, et ta ei ole lihtsalt punkt A, punkt B vahel, et kuna siin kiideti näiteks XD meie fantastilist saavutust, siis ma ütlen, et see on alles pool mängu. Teine pool on veel ees. Teine võistlus on see, kus tegelikult andmevahetus käib päris hajuselt ja sündmusteenuste põhiselt. Nii, ja siis on olemas see 3. siin, kasutades oma viimast 40 sekundit, rutiinide automatiseerimine. Mida me seal tegelikult nagu teeme, on jagatud aluskomponendid ja liivakast. On see, et jällegi, et tõsta meie tehnoloogilist kompetentsi, siis me tegeleme täna sellega, et koos erasektoriga koostöös mingisuguseid näiteks andmeanalüütika komponente või krati komponente pakkuda nagu toodetena tööriistakastis riigile, et erinevad haldusalad saaksid neid võtta, kasutada ja hakata implementeerima oma päris riigiteenustes. Ja teine punkt, kogukonnast juhitud arendus ja koodivaramu. See on teema, millest ma tahan kirjutada eraldi ühe blogipostituse ja märgatavalt rohkem rääkida kui viimased 6 sekundit, aga peamine teema on siin see, et tegelikult, mida riik arendab suuresti,
võiks olla ju alati avatud lähtekoodiga, võiks olla alati kättesaadav tegelikult teistele arendajatele erasektorist, riigist, ülikoolidest, et nad saaksid selle võtta, ehitada sinna peale enda äri, enda mingid uued lahendused ja uued hüpoteesid ümber lükata. See on nagu hästi tähtis asi ja sellest koosneb ka tegelikult see, et muuta läbipaistvamaks see, kuidas millistest teenustest nii tehnilisel tasemel kui ka andmekomponentide mõttes riik tegelikult töötab. Et need on siis sellised asjad, mida me praegu näpime, mille osas oleks kindlasti minul hea tagasisidet saada, aga mitte ainult need, äkki on midagi veel. Aitäh teile! Super! Aga selles lauas on, Kristo, number 2, teil ei olnud ühtegi siin majandusministeeriumi inimest, eks ju? Tule istu siia äkki nende juurde. Ja. Nii. Ja nüüd Helena räägib 4 stsenaariumist, kuhu siis grupp Euroopa Komisjoni juures on jõudnud. Mõned neist on rõõmsamad ja mõnest natukene hirmu äratavamad. Kokkuvõtted nende 4 stsenaariumi kohta on antud teile ka laudadele. Pöörake nüüd hästi tähelepanu, sest kohe, kui Helena lõpetab, siis me esimene harjutus täna on igas grupis lühidalt 10 minuti jooksul mõelda välja, et mis siis teie hinnangul nendest 4, mida Helena tutvustab, milline stsenaarium teie hinnangul on kõige tõenäolisem Eesti jaoks või soovitavam. No ideaalis on need 2 üks ja sama, võib-olla ei ole. Nii et pöörake tähelepanu ja siis hakkame esimese grupitööga pihta, aga Helen, palun. Ja tere minu poolt. Õnnes, Ragnar teid minu sissejuhatus natukene ära. Ja. Nii, lähme edasi. Et võib-olla kiiresti veel sissejuhatus selle nii-öelda raporti või selle uurimustöö tulemi kohta veel see, et need 4 stsenaariumid baseeruvad 3 eeldusel, mis iga stsenaariumi puhul on võetud aluses. Esimene eeldus on see, et demokraatlik riigi valitsemisvorm on kõikides ette nähtud, et me eeldame, et meil ei ole teistsugust riigi valitsemist. Teine on see, et ei ole juhtunud ühtegi väga šokeerivat sündmust, a la sõda või tohutu looduskatastroof Euroopas. Ja 3. oli see, et kõikide stsenaariumite puhul on eeldus see, et digitaalne ühiskond on see ühiskond, kuhu me oleme jõudnud. Sellepärast siin sulgudes valitsemise digitaalsete stsenaariumite tutvustus. Esimene stsenaarium, nii-öelda tee ise demokraatia. Et see on selline olukord, kus riigis on tekkinud suurem sotsiaalne lõhe, demokraatia on küll olemas, see on väga nõrk, avalik sektor on illustatud, raha on vähe, millest tulenevalt tegelikult avalikke teenuseid avalik sektor väga ei paku. Neid on väga vähe ja need on väga nišitooted. Ja sellest tulenevalt on siis tekkinud nii-öelda erasektori teenused, mida suudavad endale lubada väga rikkad inimesed, eda on ühiskonnas väga väike hulk, või siis on nii-öelda need tee ise teenused, kus siis odanikuühiskond tuleb näiteks, on ühisrahastuse platvormi audu, uutatakse millegi raha, tehakse oos loomes ise teenuseid. Ja need teenused on üsna sellised põlve otsas tehtud, nad ei ole väga hea kvaliteediga. Ja jah, see on võib-olla niisugune väga kiire ülevaade. Nagu Ragnar juba ütles, siis tegelikult PM, võib-olla selgitus natukene on veel laudade peal nii eesti kui inglise keeles olemas. Et järgmine stsenaarium on nii-öelda algoritmiraatia, see on hea eelarvitus eesti keeles, kus võim isikuandmete üle on tegelikult läinud rahvusvahelistel digihiidudele, enamasti USA või Hiina omadele, see on midagi, mis täna hommikul kõlas läbi etteannetest. Samamoodi, siin on samamoodi, demokraatia roll on vähenenud, praktiliselt olematu, sisuliselt on riigijuhtimist üle võtnud, formaalselt on olemas valitsus, sisuliselt on väga palju riigijuhtimist üle võtnud eraettevõtted, toimub pidev inimeste jälgimine, avalikke teenuseid pakuvad suured digihiiud, millest tulenevalt tegelikult andmekaitset kui sellist eksisteeri,
GDPR ja muud tehisintellekti reguleerivad seadused ja õigusaktid ei ole tegelikult läinud ellu nii, nagu nad peaksid. Ja näiteks poliitikas osalemisel on tekkinud nii-öelda Tinder politics, ehk siis sulla saad valida jah või ei näiteks, et sinu digitaalse jalajälje pealt on kokku pandud sinu poliitiline tõenäoline profiil ja sulle pakutakse väga lihtsalt küsimusi, millele siis on, tõmbad vasakule või paremale, Tinder politics. See on selline võib-olla tumedamaid stsenaariumeid siin. Olmas, natukene hiljem ja rõõmsam, oostel põhinev riik. See on siis selline mudel, kus on nii-öelda avatud ja innovaatiline riigivalitsemine, lubadused tehisintellekti asutamisest avalike teenuste pakkumisel, andmekaitse tagamisel on realiseerunud. Inimesed, odanikud ja siis valitsussektor teevad koostööd teenuste arendamisel, on selline tohutult täpselt koostööl põhinev riik, et teenuseid pakutakse ettenäevalt, proaktiivselt ja inimese isikust lähtuvalt tekkinud tõeliselt personaliseeritud teenused. Ja sai enamasti vist ära räägitud sellest, mul on veel 3 minutit aega, ma saan väga kiiresti. Ja 4., viimane, ülereguleerimisraatia on siis selline ühiskond, kus demokraatia on tugev, aga bürokraatlikud protsessid on muutunud tohutult keeruliseks, kõik on ära reguleeritud, suured ettevõtted ja digiplatvormid on riigistatud, põhimõtteliselt on riik üle võtmas erasektorit ja sellest tunevad tohutu bürokraatia on, siis ligipääs teenustele, avalikele teenustele on kuna see on nii bürokraatlik, et kuhu ei jõuda, et need teenused just on olemas, aga tegelikult inimesed ei saa neid kasutada. Ja sellest tulenevalt on tegelikult siis inimeste usaldus poliitiliste institutsioonide ja meedia vastu üsna madal. Et väga kiiresti sain 6 minuti hakkama, et selline väike võtta, et ei tahab täpsemalt küsida, siis võib loomulikult veel küsida minu kohta. Okei, aitäh sulle, Helen. Ja vist number 5. lauas ei olnud ka meie inimesed, lähme sinna, jah. No nii, see raport ise on kättesaadav täiesti väga põnev raport, väga lihtsalt järgitav ja loetav, palju detailsem, oleme teinud sellest siis lühema kokkuvõtte teile lauale ja nüüd saite veel enne käest selle tõelise selle tuuma igast sellest stsenaariumist. Loomulikult me ei eelda, et te nüüd saite kõigest täpselt aru, milles stsenaariumid räägivad, aga võib-olla need märksõnad olid endiselt ikkagi arusaadavad. Et kas me räägime rohkem riiki või vähem riiki, kas me räägime kogukonna aktivism või on see riigipoolne teenuste tsentraliseeritus, on see rohkem raha või vähem raha, on see digigigantide poolt juhitav ja kontrollitav ühiskond, et need sellised märksõnad on seal olulised. Nii et nüüd on teil aega grupi peale 10 minutit vaadata ja korraks mõelda, et kuhu me nendes valgustes või nende märksõnade valgustes Eestis aastaks 2030 ehk 10 aasta pärast võime ennast leida. Mis te arvate, milline on kõige soovitavam või tõenäolisem stsenaarium nendest, mida me kuulsime? Ja siis me teeme ka väikse ringi siin kiiresti. Ja. No ütleme nii, et küsimus on vist ikka rohkem tõenäolises. Aga kui see tõenäoline juhtumisi ei ole soovitav, siis ma arvan, et see tuleb ka teie grupi vastusest välja. Et milline neist 4 siis on kõige tõenäolisem? Nii, aga palun, hakkame pihta. Aeg läks jooksma 10 minutit. No nii, aga aeg on läbi. Ma loodan, et saite ennast soojaks rääkida. Ja just on ka läinud juba läinud. Aga teeme kiire kokkuvõtte, et vaatame, et mis tunnetusruumis on. Ma väga loodan, et väga paljud teid ei valinud number 3. See koostööl põhinev riik, sest see tundub igav, lihtsalt liiga ilus, liiga hea. Sellest ühtegi head filmi ei saa. No, filmistsenaariumid sellest küll ei saa head. Et teised on põnevamad. Nii et küsime siis niipidi, kas on kedagi, kes peab kõige tõenäolisemaks
mõnda muud stsenaariumi peale kolmanda. Okei, see on kõige huvitavamad lauad on need kaks siin. Räägime siis teiega natuke. Mida teie siis peate? No meie selles mõttes arvamus on see, et me praegu oleme selles stsenaariumis number 4. Ja nagu see tarkuse tera on, et kui teha samu asju samamoodi nagu ja oodata teistsugust tulemust, et see pidi olema siis mingisugune... Idiootsuse definitsioon, jah. Vist see mis teine etapp, ma ei mäleta, mis esimene oli samas. Aga no see selleks, et selles mõttes, et kui me tahame jõuda mingisse muusse stsenaariumisse, siis järelikult tuleb teha mingeid tegevusi teistmoodi. Me peame siin mõtlema välja, et mis on see ja mis on siis see asi, mida teha teistmoodi. Et siin ettepanekuid tegelikult on olnud, ITL on pakkunud omalt poolt välja lahendusena, et Eesti IT peaks olema keskelt juhitud, et siis IT-ministri näol, mis minule isiklikult tundub see nagu... Aheg üle bürokratiseerimise vastu oleks lahendus veel rohkem bürokraatiat. Ei, vaata, selles mõttes, et kui sul on olemas strateegia ja meetodi strateegia jõustamiseks, siis ei ole mitte üle bürokratiseerimine, vaid see on võimalus otsustada, et võib-olla mõned tegevused, mida me praegu teeme, et võtame selle kolmanda, teeme mingeid tegevusi, eks ole, aga järsku neid ei ole üldse vaja. Järsku me saame teha vähem. Järsku me saame minna ikkagi sinna number 1. See on veel päris hea nagu, et usaldada nii palju kui võimalik eraettevõtteid. Ja ma ei näe nagu põhjust, miks see peaks olema kallis, et eraettevõtete teenused on, neil on oma hind, eks ole, aga igal asjal on oma hind. Eks ole, riigis see vahel tundub, et on hästi odav, aga tegelikult on kulud peidetud kuskile nagu kellegi teise taskusse. Okei, ja kui meil on see juhtimise pool on selles mõttes selge ja ka jõustamise pool, siis koostöös vajalike asjude tegemine on ülimalt mõistlik. Aga ma kardan küll, et praegu see selles hajutatud, nagu igaüks sählab kuskil oma nurgas, teeb seda, mida tal tundub, et on just paras teha, et me jõuame ikkagi tulevikus ka selle lihtsalt rohkem arenenud number 4-ni. Okei, selge. Ehk et kui me midagi täna teistmoodi ei tee, siis on oht, et me oleme üle bürokratiseerimise faasis. Nii, aga anname siia teie grupile. Mis teie mõtted olid? Stsenaariumi variant sama, 4. on see tõenäosus, kuhu Eesti elu kipub liikuma ja me vaatasime seda mitte ainult Eesti kontekstis, vaid Euroopa kontekstis, kuna me siin vahepeal täpsustasime, et uuring oli tehtud nagu Euroopa riikide raames, siis me ei saa üle ega ümber sellest, et mis toimub siis Euroopa Liidus ja kuidas sealne bürokraatia mõjutab ka seda stsenaariumit. Siin on võib-olla eelnevale jutule 2 täiendust, et miks me arvame, et see stsenaarium realiseerub. On see esiteks see, et avalik sektor ei ole kogu maa seltskonnaga võib-olla väga valmis muutuma selles digitaalses transformatsioonis ja kasutatakse võimalusi nii-öelda olemasolevaid näiteks Euroopa regulatsioone kasutada tööriistana selleks, et olemasolev olukord säiliks ja näide GDPR, et selle nii-öelda rakendamine, me kõik mõistame, miks GDPR on ellu kutsutud ja miks ta hea on, teisest küljest ta tekitab võimaluse ka riigiasutustele öelda väga hõlpsasti põhjuseid, miks nad andmeid jagada ei saa ja lukustada ennast veel suurematesse silodesse ja seda saabki teha läbi lisareguleerimise, kus seatakse lisatingimusi nii teistele riigiasutustele andmete taaskasutamiseks kui ka kodanikele, ettevõtjatele endale, selleks, et selle ligipääs tekitada ja seda siis reguleeritaksegi järjest rohkem ja rohkem.
üks motivaator jäi rääkimata. Selge. Et see on Euroopa poolt võib-olla, et Euroopa tasemel on täiesti mõistetav, miks luuakse erinevaid direktiive selleks, et ühiselt Euroopa Liidus mingisuguseid asju kas järele aidata või paremini kontrollida ja sundida nõrgemaid riike küpsema mingites valdkondades, kus terve Euroopa tahab, et nad küpseksid. Ja selle tõttu tehaksegi erinevaid direktiive, need muutuvad riikidele kohustuslikuks ja siis võib sealt tekkida selliseid direktiive, mis Eestit pigem pidurdavad oma e-teenuste arendamisel. Et kui mõelda siin kas või ühisturu 24 kohustuslikku protseduuri, mis peavad kõikides riikides olema digiteeritud, siis me oleme kaugelt eest ära jooksnud ja selle aspekti realiseerimine võib-olla tõmbaks meil, teeks mingid e-teenused halvemaks. Väga hea, aitäh! Eks need stsenaariumid ju nii olidki kirjutatud, kui seda raportit lugeda, et see 3. on muidugi selline soov stsenaarium, sinna me tahaksime jõuda ja ülejäänud stsenaariumid viskavad meile teele ette neid võimalikke ohte ja takistusi. Kui me ei pööra tähelepanu neile piisavalt, siis võime me sealt ennast leida. Nii et selles mõttes ma arvan, et siin pole isegi vastuolu ei teiste gruppide, kes siin number 3 valisid ja siin 2 ülejäänud grupi vahel. Ja väga huvitav oleks ka edasi mõelda näiteks sellesama teise selle eraalgoritmikraatia osas, sest loomulikult on digigigantidel oma väga oluline roll ja potentsiaalselt ka võib-olla ohustav roll mängida. Aga lähme järgmise teema juurde, sest et te alustasite juba sellega, mida on vaja meie järgmises 2 arutelus. Et millised need digiteenused, e-teenused siis peaksid välja nägema ja ka peaksime kokku leppima või mõtlema korraks kõige olulisemate tegevuste peale, mida siis teha või mida mitte teha, nagu te just rääkisite. Aga läheme siis sammu kaupa, järgmine arutelu, teil on aega 15 minutit, see pole mitte see arutelu, selle me juba pidasime ära. Nii, arutelu number 2. Millistele kriteeriumitele peaksid riigi e-teenused tulevikus vastama? Ja siin on võib-olla teile abimaterjaliks mõelda, et mis need kriteeriumid siis või põhimõtted siis võiksid olla, et kuidas me siis tunneme tulevikus ära 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, kuidas me tunneme ära head e-riigi teenust, millele ta vastab, millistele kriteeriumitele. Kuidas erinevad inimeste ootused ja vajadused e-teenuste osas võrreldes tänasega on muutumas. Et võib-olla see, mis meid tõi täna siia, ei pruugi meid edasi viia, et mida inimesed ootavad e-teenustelt järgnevatel aastatel. Kas tulevikus peaksid riigi e-teenused olema pigem proaktiivsed või mitte? Kas arendamisel peaks initsiatiiv kuuluma pigem või avalikule sektorile? Kas me peaksime veel rohkem oma e-teenuseid baseerima andmetele? Ja võt sellised põhimõttelised küsimused. Nii et 15 minutit arutelu, te võiksite mitte lihtsalt panna paberile neid põhimõtteid kirja, vaid püüda neid ka prioritiseerida. Et millised ideaalis võiks igast grupist selle arutelu lõpus välja tulla 3-5 kõige olulisemat teie hinnangul põhimõtted, millest e-teenuste arendamisel peaks lähtuma riik. Ja teil on lauajuhid, kellele on siis palve, et need 5 kõige olulisemad põhimõtted sisestaksite The Workshop keskkonda. Ja sinna siis palve meie töötoa juurde, küsimuste alla, pange kõigepealt grupi nimi, et grupi number, grupp 6, grupp 5, grupp 4 ja siis pange need 5 märksõna sinna kirja. 1-2 sõna, mis iganes need põhimõtted, kuidas te sõnastate. Nii, aga 15 minutit läks käima, millele peaksid tulevikus need e-teenused vastama. No nii, aeg on läbi, aga ma ei näe veel Workshopis ühtegi vastust. Kas mõni grupp on ära saatmas oma vastuse? Väga hea. Väga hea, siis teised saavad ka teha, aga me saame minna slaididel juba sinna Workshopi süsteemi. Väga hea. Väikselt küll, aga eks ma loen teile ette ka.
nii, siin üks laudkond arvab, et nad peaksid olema konsolideeritud, vajaduspõhised, kodaniku ja ettevõtja huvidest, proaktiivsed, turvalised, automatiseeritud, andmetest lähtuvad ja põhjendatud, et põhjendatud hind. Number 6 laud, see oli siis teie laud. Üks täiendav küsimus, et nendest, mis te siia nüüd kirjutasite, milline teie arvates on põhimõte, kus me tänase seisuga oleme kõige kaugemal? Kõige mahajäänumad. Meil on kõige suurem töö teha. Selles mõttes need on ühe sõnaga, need on kõik hüüdlaused, eks ole. Me jõudsime siin lõpuks sellele tulemusele, et kõige... Kuulame. Et ma natuke nüüd läks meelest ära, mida ma öelda tahtsin. No näe, ma kujutan ette, et tänaselgi päeval kõikide e-teenuste arendamisel on turvalisus olnud olulisel kohal, ma ei tea, et mis on teie arvates kõige... Ma ütleks niimoodi, et kui meil praegu on teenused hästi palju silodes, et see inimesele jõudev teenus, seal on Maanteeamet teenus, seal on Statistikaamet teenus, seal on mingisugune TEHIK-u teenus, seal on 100 erinevat tükki, eks ole. Ja võib-olla seal on tõesti mingisugune põhjus, miks see teenus peabki olema seal eraldi kohas. Aga tegelikult see, ja kui seal ei ole seda põhjust, et ta võiks olla ühes kohas inimesele keskelt kättesaadav, siis sellest ma arvan, et me oleme praegu päris kaugel ja meil ei ole isegi mingit plaani, kuidas me jõuaksime sinna nagu. Ehk et konsolideeritus. Aga võtame kohe. Number 3 laud ongi seal üleval. Äkki, kes teie poolt, et me ei pea kordama, mis see eelmine grupp just ütles, aga kus teie arvates me oleme kõige kaugemal soovitud tulemusest? See killustatus ja asjade leidmine, et inimene tahab ühtsetel alustel ja lihtsalt, et siin oli passi taotlemisel kasutama 2 erinevat infosüsteemi ja see on nagu ühe asutuse kontekstis juba, et see on natukene liiast. Ja samamoodi, et passi ja juhiluba ja relvaluba, kõiki neid tahaks ju ühtemoodi ühest keskkonnast taotleda ja samal ajal omal paadiloa samast kohast ja võib-olla siis veel kraavikavamisluba ka samast kohast taotleda ja nii edasi, et ses mõttes väga huvitav näidete valik, et relvaluba ja kraavikaevamise luba, et jaa, aga vaata ka inimene mõtlebki niimoodi, luba on luba, ma tahan mingisugust luba saada, miks ma pean mõtlema, milline riiklik osakond sellega tegeleb parajasti. Selge. Aga äkki kiire kommentaar ka selle viimase kohta, mis te tõite, see avatud lähtekood. No ideaalis oleks kõik andmed ja lähtekood võimalikult avalik või vähemalt andmetüübid niimoodi, et inimestel ja asutustel on võimalik kasutada seda, mida riik on välja arendanud, teised riigiasutused kasutavad seda, mida on tehtud ja samamoodi kui nii-öelda test või arendus X-teel on võimalik igal ühel väga lihtsalt juurde pääseda, siis on ise võimalus nende andmetega mängida. Et see, et kuidas me neid välja mõeldud teenuseid toodangu ja live X-teele laseme, on omaette küsimus. Aga ideaalis igal ühel võiks olla võimalus näha, mis on olemas ja oma lahendusi välja pakkuda. Väga hea. See on siis natuke nagu see number 1 stsenaarium ka või? Do it yourself e-teenused. Kes selle järgmise, milline laudkond selle järgmise, teie laudkond? Mind huvitaks teie laudkonna puhul enne kõike küsimus eetilisusest, et mida see tähendab e-teenuste kontekstis? Eetilisusest meil tegelikult siin arutelu mittediskrimineerimise ja teenused peasid olema mittediskrimineerivad ja peasid olema tagatud inimõigused. Mõtlesime, kuidas seda ühte sõnast ära täna on sellega probleeme või? Diskrimineerimise poole pealt on selles mõttes, et kas meil on teenused näiteks vaenäijatele ligipääsetavad küsimus. Et samamoodi meil tuli siin näiteks just näide, et kui meil alaealisel sünnib laps, siis tema ei saa seda, tema peab sünni registreerimisest tulema ohale, et tema ei saa seda teha e-teenusena. Et me oleme võtnud sellise põhivoo, aga meil on äärealad on välja jäänud, et see on see eetilisuse aspekt ja teine eetilisuse aspekt on tegelikult tehisintellekti puhul,
et me võtame asutusele siis seesama küsimus, mis täna ühes etteandes minu eest läbi, et kes see siis vastutab selle eest. Et see tehisintellekt, tema ei vastuta, et kui ta muutub rassistiks järsku. Selge. Aga äkki teeme nii, et lisage sinna workshopi veel see mittediskrimineeritus juurde. Ja. Ja kolmas aspekt sellele eetilisusel oli, et see on asi, mis hoiab meid ülereguleerimise eest. Et kuna me seni pole kordagi seda piiri ületanud, siis me suudame hoida oma reguleerituse mõistlikul tasemel, aga kohe, kui meil on eksimus, siis me võime kukkuda muidu äärmusesse. Nii et see dilemma nende kahe vahel, jah? Ja ma tooks ühe aspekti veel eetilisuse kohta, et kõikide nende e-teenuste proaktiivsuste ja nähtamatustega peab olema väga ettevaatlik, et ma toon siin lemmiklooma kohta ühe näite, see oli küll mitte avalik teenus, vaid erateenus, et kui minu koer pandi loomakliinikus magama ja ma saan aasta pärast kirja, et kuule, tule vaktsineerimisele, siis asi on nagu väga käest ära seal sellise proaktiivsusega. Et me kindlasti ei tohi lubada avalike e-teenuste puhul andmepõhiselt nii-öelda nähtamatuks ja proaktiivseks minnes vigu, millel võiksid olla eetiliselt nagu sellised halvad mõjud. Väga hea. Ka järgmine grupp 4 on rääkinud siin väärtuspõhisusest ja ühtsetest kanalitest ja proaktiivsusest, aga äkki teie saate siin, Liina, äkki sina või keegi teine, et saate kommenteerida seda punkti, et see andmete turvalisus ja omand ja jagamine. Et täna me teame või võiksime ka teada, kes meie andmeid vaatab e-riigi portaalis, aga mida te siin täpsemalt veel silmas peate tuleviku perspektiivis? No see peaks kindlasti jääma see, et me saame vaadata, kes meie andmeid on vaadanud, vajadusel uurida seda tausta ja kõike, aga pigem on see, et kui ma näiteks soovin oma andmed kuskilt riigiportaalist võtta, et neid anda näiteks erasektorile teenuse vastu, et oleks ka sellist võimalust, et ma saan näiteks kuskilt terviseportaalist võtta oma terviseandmeid ja neid kasutada kuskil mujal. Kas või kolides välismaale ma võtan nad kaasa või mida iganes. Aga no see peab kindlasti olema mingisugune koordineeritud, et see ei oleks andmeste lõdva käega jagamine, vaid see oleks siiski teadlik otsus saades vastu teenust. Siuke data market põhimõtteliselt. Väga hea. Nii, lähme ülespoole tagasi, meil vist olid seal või allapoole, meil on veel mõned lauad puudu. Number 2 laud. Te olete see, kes spämmis mingisuguse... No me automatiseerime rutiine. Me ei tohi avada ühtegi linki. Me automatiseerime siin rutiine, vaata. Selle laua arutelu oli huvitav selles mõttes, et ma isegi ei söötnud ette neid samu lauseid, aga eks mingid asjad jäid ma esitlusest kõlama, et siin käis rutiinide automatiseerimine ja kogukonnast juhinduvad teemad käisid nagu läbi. Et huvitavad asjad, mulle meeldis üks lause, mis oli, seda küll siin mainiti siin ka enne, et kasutusmugavus, et saaks siis tegelikult e-riigi teenuseid kasutada nendes keskkondades, mida inimene päriselt kasutab. Et see kajas hästi tugevalt. Et see sama asi, ei noored ei viitsi ja vanad ei viitsi ja tegelikult keegi ei viitsi õppida, kogu aeg muutuvad e-riiki olukorras, kus sa tegelikult ju vähe sellega suhestudeks. Siis rõhutati mitmest kohast andmete vabakasutust ja avaandmeideks, ristkasutust ning selle kõige juures ka inimese kontrolli nende üle volituseni välja. Et need olid sellised asjad. Muud punktid kirjutame sinna üle, et seda spämmi vähendada. Ja kuidas lauaga number 1 oli? Kas ma jään uuesti need punktid üle või... On nad siin kuskil üldse sisestatud või? Äkki lähme üles palju... laud number 1. Nii. Ahah, kohe päris esimene, jah? Jääme siia. Nii. Nähtamatud, turvalised, kiired, taskukohased, üle piiride. Piiriüline teenuste tulek. See on siis natuke seotud sellega, mida ka laud 4 rääkis või? Et võib minna välja kolides võtta oma andmed kaasa või? Retseptid Eesti ja Soome vahel? Ei, siin mõttes midagi teistsugust, et täna me oleme väga palju teenuseid loonud Eesti kodaniku prismast lähtudes, aga ma arvan, et aastast 2030 on need asjad juba lahendatud ja tegelikult suur väljakutse on, kuidas aidata meie kodanikke Eestist välja saada teenustega.
ja siin on ka riigil ka väga suur roll, ehk piiriülesed teenused teiste riikide vahel, et kuidas me saame oma teenuseid, oma tooteid müüa, kasutades e-teenuseid, piiriüleseid e-teenuseid, mitte ainult Euroopa Liidu sees, vaid just nagu Eesti riigi roll võikski olla selline siduvpunkt Euroopa Liidu ja kolmandate riikide vahel, sest kõige suuremad trendid toimuvad väljaspoolt Euroopa Liitu. Ja täna just hakata selle peale mõtlema oleks nagu suur eelistus. Väga hea. No nii, aga läheme siit edasi loomuliku järgnevusega. Et põhjus ka, miks me need sinna workshopi üles võtame, on see, et see jääks meile alles ja me saaksime oma järgmises protsessis seda kasutada. Kui me oleme nüüd mõelnud selle peale, millist tulevikku me näeme või tahame näha, kui me oleme mõelnud, milliste kriteeriumitele peaksid ühed kaasaegsed või tuleviku e-teenused vastama, siis on loomulik, et järgmine küsimus, läheme sinna sellele presentatsioonile tagasi korraks. Et järgmine küsimus ja täna siis viimane on see, mis puudutab tegevusi, et mida me siis peaksime lähiaastatel tegema. Siin tuletame meelde, sellest on küll täna juba räägitud, et praegu kehtiv infoühiskonna arengukava on tegelikult juba ju lõppemas, see kannab numbrit 2020 ja strateegilises vaates ju inimesed teavad, et kui sul on strateegia, mille lõpptähtaeg on järgmine aasta, siis sul ju põhimõtteliselt nagu strateegiat ei ole. Ja see tähendab, et järgmise aasta oluline prioriteet on uue infoühiskonna arengukava koostamine. Ja vot sinna need meie ettepanekud peakski otseselt minema. Ja kuna me sooviksime mõelda just nende prioriteetsete asjade peale, mitte meil on terve rida asju, mida me niikuinii peame tegema ja rutiinseid tegevusi ja nagu me täna Krisilt hommikul kuulsime, et juba Euroopas on rohkem strateegiaid kui neid riike. Et jutt ei ole ju järjekordses lihtsalt strateegias või ilusas dokumendis. Seega, küsimus, millised peaksid olema need lähiaastate olulisemad tegevused, et teie poolt välja käidud kriteeriumitele vastavaid teenuseid luua. Hästi oluline on siinkohal mõelda selle peale, et nimetage arutelu käigus vähemalt 5 kõige prioriteetsemat tegevust. Et ei pea igasuguseid asju seal mõtlema läbi rutiinsemaid asju, just 5 kõige prioriteetsemat asja, mida võib-olla seni pole piisavalt teie arvates tehtud. Mida just riik saaks teha antud juhul, kuna see ka arengukava saab olema riigi dokument. Ja samamoodi sisestage need 5 tegevusettepanekut workshopi. Ütlen teile vihjeks juba ära, kui me lõpetame selle vestluse ja ma tulen teie laudkondade juurde, siis ma palun teil sellest 5 juba niigi olulisest valida välja see kõige. Ja me hakkame tegema seda niimoodi, et me küsime siin esimeselt laudkonnalt seda kõige ja kui teisel juhtumis oli sama tegevus, siis järgmine võtab juba oma tegevuste loetlust järgmise, ehk et me püüame vältida dubleerimist ja saada kokku, siit kokku meid on 6 lauda, 6 olulisemat tegevuse ettepanekut sellest grupist, 6-8. Mis juhtub siis on see, et me paneme need 6-8 ettepanekut tegevusteks uuesti workshopi siin kohvipausi ajal ja kui me lõpetame täna konverentsi, siis me paneme kogu saali ette need 5-8 tegevust ja laseme inimestel valida, hääletada, mida nemad peavad kõige kriitilisema tähtsusega tegevusteks. Nii, aga läheme tagasi alguse juurde. Mõelge, millega peaks nüüd riik järgnevatel aastatel kõige kriitilisemas järjekorras tegelema? Kuni 5. Me paneme siit 20 minutit peale. No nii, kas ma saan aru, et kõik lauad on lõpetanud, veel lihtsalt sisestamine käib? Siis las lauajuhid sisestavad, teeme kiire kokkuvõtte ja lepime ka kokku siin siis, millega me läheme suure saali ette. Et mille me paneme neile hääletamiseks. Kristo, Helena, nii kui te olete ka lõpetanud, et pärast aidake seda selles voorus siin siis neid olulisemaid, prioriteetsemaid tegevusi ka kirja panna, nii et me siis läheme koos nendega suure saali juurde. Aga võtame esimese laua, te olite kõige kiirem. Ma mõtlesin alguses, kas öelda kohe ära, et reegel on, et rahast ei räägi. Näed, nüüd ma tuletas mulle meelde, et oleks võinud öelda jah. Et loomulikult puhtalt strateegilise planeerimise loogikast lähtuvalt raha juurde saamine ei saa olla eesmärk,
raha antakse juurde, kui seal taga on tegevused, mille elluviimisel nähakse mingit mõju. Küll aga te täpsustate siin oma esimese all, et tegelikult tuleks ümber mõtestada rahastamise põhimõtted tervikuna. Te räägite ka siin waste'ist loobumisest, IT-personali ühendamisest, ehk et vaataks üle, mida meil tegelikult vaja on, tüütustöö ja vanadest teenustest võiks ju lahti saada. Siis piiravate regulatsioonide ülevaatamine ja nende vähendamine, riigi andmete müümine, kõlab hästi, ja digitaalne turuplats teenuste tellimiseks, ka midagi, millest on palju räägitud. Kui nüüd teie peaksite valima siit ühe, millega me kindlasti peaksime laua minema suurde saali, siis mis see võiks olla? Teil on isegi mikro. Arutelude käigus ja ikkagist see peale, et riik võiks kuidagi loobuda, sest mis me saame siin waste'i all nagu kirja panime, et see sama tüütutöö tegemine ja need legacy teenused on, millega võiks nagu kuidagi aktiivsemalt nagu tegutseda, et tihti jäävad need kõik asjad kuidagi rippuma. Aga kui me läheme veel sammuke kaugemale ja mõtleme, et tegemist on arengukavaga, arengukaval on tegevuskava, mis annab riigile, ministeeriumitele, asutustele väga selged suunised järgneval paaril aastal töötamiseks. Et kui me selle mõtte, et saame siis mõttetust tüütustööst lahti, paneksime tegevuse sõnastusse, mis see siis võiks olla? Mida me siis tegema peaksime? No põhitöö oli selles, et kuna riigis on ka väga palju ikkagist erinevaid IT-üksusi ja IT-majasid, mis tegelikult teevad täpselt samu asju, lahendavad täpselt samu probleeme, et siis ikkagist vaadata üle, et mis on need sarnased komponendid, mida igaüks teeb, et järsku neid asju saaks kokku panna, et seal tekkis mingi efekt, aga ütleme jah, et teenuste vaates on äkki on lihtsalt mingisuguseid teenuseid, mida põhimõtteliselt mingisuguse sellise auditi või kaardistus on vaja, sellest tuleks alustada. Mu küsimus nendele, kes siin igapäevaselt sellega tegelevad, kas sellist asja ei ole olemas? Kas meil ei ole riigi vaates olemas nagu selget ülevaadet, kaardistust, auditit, mis ütleks, kus meil on siis need mõttetud tegevused või dubleerimised? Kas see asi on tehtud või on tehtud, aga pandud sahtlisse, keegi ei vaata seda, et millest meil ei ole mõtet seda ju selle sisse kirjutada, kui see on tehtud, tegelikult keegi pole seda lugenud. Ei ole tehtud. Igaüks teeb oma kaardistuse, auditi ja okei, selge. Aga siis see võiks olla miski, mis sinna sisse ka läheb, eks ju. Nii, väga hea, aitäh teile. Võtame teilt ära. Nii, laud number 6 oli ka, kes valmis sai. Siin on samamoodi nagu, ma ei tea, kes siit võtab selle, nagu eelmisel, kes rääkis, et võiks selgelt määratleda ära vastutajad, eks ju, ka teie räägite, kes vastutab erinevate avalike teenuste elukaare eest. Once only, ehk siis üks kord andmete küsimine reaalsuseks, IT-juhtimismudeli reorganiseerimine ja vajadustest lähtuv seadusloome. Päris mitu neist, nii esimene kui 3. läheb, eks ju, selle valdkonna juhtimismudeli alla. Et kui nüüd teie peaksite lisaks sellele, mida me sealt kuulsime, valima ühe, mille me paneme sinna suurde ruumi seinale, siis mis see võiks olla? No me siin omavahel arutasime ja enamus, mitte kõik küll, arvasid, et IT-juhtimismudeli reorganiseerimine on see võtmeküsimus, mida võiks, et kas see on see ITL-i välja pakutud IT-minister või on see kuidagi muud moodi, eks ole, aga selge on ka see, et mina isiklikult ei tea ühtegi sellist tõhusat, efektiivset ja innovaatilist organisatsiooni, mis otsustaks demokraatlikul moel, et 15 inimest tulevad kokku ja siis hääletavad omavahel ja siis, et niimoodi toimuks see innovatsioon või see edasiminek või mingisugune tiigrihüpe 2, eks ole. Et selles mõttes selline konkreetne juhtimises konkreetsus on siiski ka mõnes mõttes hea asi. Et põhimõtteliselt, et kellele ma helistan, kui ma helistan Eesti e-riigile või? Jah, kellele sa helistad? No kellele me helistame siis? Sikkutile? Kingole? Vaata, vähemalt pole probleemi, et King on alati nagu office'is olemas. Ei ole probleemi. Selge, arusaadav. Kratile, ma arvan.
nii, kus meil on nüüd laud number 5 ja laud number 5, teie siin, kes selle, nii, milline teie omades siin, mis te olete ära öelnud, samamoodi te lähete ju täpselt sama teed, asutusülene koostöö, juhtimismudel, sealhulgas rahastus, nii et see on juba mitmes lauast, tulemuslikkus ja mõjuhinnang, valdkonnakeskkonna mõjutamine, digidiplomaatia, ülereguleerimise vältimine, siin tuli see ju ka esimesest lauast, ja julgus eksida, no ma tahaks küll teha seda tegevusena arengukavasse, julgus eksida, et eksida 2 korda kuus ja soovitavalt ka summadega, aga ja koos mõjuindikaatorite. Ja mõjuindikaatoritega, aga mida siit nüüd panna lisaks nendele kahele, et tegelikult meil on vaja selget ülevaadet sellest valdkonna dubleerimistest, töötavatest ja mittetöötavatest lahendustest, meil oleks vaja mõelda valdkonna koordineerimise reformimisele, mis nüüd teie sinna lisaksite? Tegelikult meie see asutustülene koostöö ja teenused on natukene laiem kui lihtsalt IT, et tervikuna riigi toimimine niimoodi, et pakutas ühiseid teenuseid, siis nii-öelda see sündmusteenuste loogika ja samamoodi koostöö tegemine, selles on vaja kokku leppida asutuste vahel mingi kindel juhtimismudel, et kui me teenust pakume, kes selle teenuse sisu eest vastutab, kes selle arendamise eest vastutab, kes selle rahastamise eest vastutab, kes selle ülalpidamise eest vastutab. Ja kuidas otsuseid tehakse, väga tähtis. Ja samamoodi see mõttemaailma muutus tegelikult sinna juurde, et just selline ametnike mõttemaailma muutus, et me ei tee oma teenuseid oma silotornist lähtuvalt, et sündmusteenus ei ole see, kui ma teen endale näiteks haridusvaldkonnas ainult oma valdkonna, et tõenäoliselt sul läheb kuskile teise valdkonna piirimaale sinu teenus ja seal teha koostööd. Arusaadav, et sellest, mis sa alustasid, millest sa rääkisid, et vähe silosid ja erinevad asutused tulevad kokku, lepivad teenuse, sellest on ju räägitud kümneid aastaid. Mu oma aeg ministeeriumis, me ainult sellest rääkisime. Sulle öeldaks selle peale, et aga kogu tulemusvaldkondade loogika peaks olema seda toetav, kogu see tere värk peaks olema, tere tulemust värk peaks olema. Et mis nüüd siis nüüd teistmoodi? Mida nüüd saaks kokku leppida, mis juba kokkulepituna ei tööta ja tulemusi ei teki? Tere, tere. Tegevuspõhine riigieelarve. Tegevuspõhine riigieelarve. Jah, tere. Teenust. Jaa, nii. Helena. Jah, et täpselt kultuurimuutus on meil puudu ja muidu tere seos ma tahaks öelda, et tere vaatab väga tugevalt riigi sisse ja riigi eelarvet. Mida on vaja juurde pakkuda, on see sama, et paradigma muutuses see, et ametniku rollist aru saada just mida ma pakun, mis on see minu lisaväärtus, mida ma teen, see on see sama, mida Mihkel enne meie lauas ütles, et enamus inimesed, nad lähevad tööle, et kas nad üldse mõtlevad selle peal, miks ma seda teen. Et see on see üks osa sellest paradigma muutusest just nii-öelda asutaja poole oma näopööramine. Et aru saada sellest, et riik on inimeste jaoks, mitte inimesed riigi jaoks. Et võib-olla see paradigma muutus. Okei, selge. Läheme, see järgmine siis nüüd siin on. Kes selle järgmise, mis lauast need tulevad? Teie oma. Ei ole hullu, võtame sealt selle mikrofoni. Tuleb, no aga paneme kõige lõppu. Viime kõige lõppu. Nii, laud 4, jah? Nii. Ühesõnaga, meil on 2 esimest punkti, mõtlesime, et võiks olla kõige huvitavamad, mida välja käia. Ehk siis kõikides aruteludes tuli kogu aeg välja number 2 punkt, mis on ühine layout kõikidele riigiportaalidele, et see võiks suurendada kasutajakogemust, et kust ma leian, ma ei tea, mingid otsi asjad ja kus on mingid teenuse osad ja nii edasi, et olenemata sellest, kas ta on mingi politsei või mingi muu portaal, on ju. Ja see esimene on tegelikult lihtsalt siuke huvitav võib-olla samm selle MyData kontseptsiooni suunas, et täna on meil see, kes on vaadanud minu andmeid, mis iganes registrist on pigem nagu siuke väljavõtte teema ja ma pean ise minema seda uurima, siis see võiks tegelikult olla vastupidi, et see võiks olla ka vabalt automaatne, kui ma kuskile linnukese panen, et mulle tuleb igakuiselt see teade, et võt nendest registritest sellised inimesed või asutused või ettevõtted mu andmeid vaatasid. Seda sama ka näiteks nende äriettevõtete puhul, et kui riik müüb minu äriettevõtte andmeid, on ju, kes tahab neid andmeid vaadata, et ma tahan ka teada, kes neid andmeid vaatasid, et see tuleks täpselt samamoodi nii-öelda push notificationina mulle. Aga
mitte, et ma nüüd sellest nii väga täpselt tean, et see on küll väga palju tehnilisem, mida praegu seal pakub, No meil s- jah, aga olemuselt see on ju ka ikkagi proaktiivse teenuse tunnus. Jaa. Et mitte sina ei pea minema otsima, vaid Just. süsteem annab sulle õigel ajahetkel, millal see Jah. sind puudutab teada. Jah. Antud juhul kas nii tehnilises küsimuses, kes su andmeid vaatas, aga millal see elusündmus sulle on vajalik, eks? jah, et mõte oli ka selles, et see võib-olla tekitaks ka sellist järgmist sammu selles MyData suunas, et inimestel tekiks see olukord, et oot-oot, et kes see üldse andis selle õiguse neid andmeid vaadata. Selge, Ja siis väga minna hea. edasi. Väga hea, nii, aitäh. Meil on veel mõni grupp, kes ei ole rääkinud. Meil on teie grupp, 3. Ma seda teist käin ringiga möödas. Jah? Nii. Ülesse, lähme ülesse poole, otsime grupp number 2 ülesse. 3, vabandust, 3. Veel üles või? jah, Allapoole natukene, allapoole, ülespoole ja vot see. Väga hea. Nii, failida. failida jah, mitte et eesmärk ei oleks läbi kukkuda, vaid eesmärk on kiiresti õppida ja kurssi korrigeerida. Ehk põhimõtete rakendamine rohkem, jah? No laias laastus jah, et mis see Islandi näide olnud, et neil oli ükski projekt ei tohi võtta aega rohkem 3 kuud ja siis iga 3 kuu tagant vaadatakse üle, kas siis antakse raha juurde, võetakse vähemaks, korrigeeritakse kurssi, aga väga, et ei ole seda, et sul saab projekt 2 aastat kesta või midagi sükest. Poliitika kujundamise või siis valdkonna arendamise sprindid, jah? Sprintimise. Just, et see kehtib nagu kõikide, mitte ainult arendus, vaid kõikide projektide kohta saaks ilusasti. Selge. Aga kui nüüd nendest üks valida sinna suure seinale, et mis see võiks olla? See tõenäoliselt jah. Ma tahaks ka ise lihtsalt öelda, et vähem erinevaid portaale ja kasutajakogemus võiks olla normaalselt juhitud, aga seda on kõik teised ka vist öelnud juba. Selge, väga hea. Ja siis viimane laudkond siit. Kes räägib? Nii. Tervist jälle. Me tegime siis, panime ka kirja Trobiga, me panime tegelikult 7 asja kirja ja nendest hääletasime pooldemokraatlikult 5 tükki alles ja siis andsime nendele täpihääli. Suures enamuses võitis tegelikult meie number 1, mis on ka, ka siit käis osaliselt läbi, et jätkusuutlik rahastusmudel, mõjuanalüüs, prioritiseerimine. Me panime nad tegelikult sinna workshopiga üles selles järjekorras, mis said meil kõige rohkem punkte. Et esimesest kuni siis 5. See nüüd ei tähenda, et see 5 oleks kõige vähem tähtis, vaid seda, et see sai lihtsalt nendest 5 kõige tähtsamast kõige vähem punkte. Ja ega siin muud asjad olidki nagu sellised, on teenuste lihtsustamist siin mainiti, seda kõik on siin juba teised juba öelnud, et meil on sellise viimase inimese lõbu, et enamus ideed on juba mainitud. Üllatavalt vähe punkte anti alguses, arvasid kõik, et kaasata rohkem erasektorit, saab domineerivalt kõige rohkem täppe, ja tundub, et see antireklaam töötas talle endale vastu ja seetõttu on ta kõigest meil nimekirjas 3.-4. Kõik. Väga hea. Kas sa tahad mikrofoni tagasi? Me nüüd ei taha, võid hoida. Me Okei, aitäh. Oleme sellega lõpetanud selle ringiga. See oli tõeline sprint siin ruumis. Aitäh kõigile väga aktiivse osavõtu eest, aitäh laudkonna juhtidele selle materjali eest. Mis me nüüd teeme on see, et me sellest vestlusest, mis te just ütlesite, paneme suurde ruumi seinale mõned variandid ja me võtame endale vabaduse sealt võib-olla teistest ja 3. kohtadest veel midagi lisada. Et anda suures ruumis valikut ja eks me kõik osaleme selles valikus ka. Vaatame, mida peetakse kõige prioriteetsemateks teemadeks siis kõigi ülejäänud gruppide poolt ka. Aga nüüd kohvipaus ja ootab teid ja peatsete kohtumisteni suures saalis.